Nii, aga nüüd natuke asjast ehk sellest esimesest maailmasõjast endast. Esiteks, seda sõda hakati nimetama suureks sõjaks või maailmasõjaks. Ja kuna inimesed on sellised idioodid, et pärast suudeti teine samasugune sõda veel teha, siis me nimetame seda esimeseks maailmasõjaks. Ja maailmasõda oli ta seepärast, et Euroopa riikidel olid ju kolooniad ka ja need sunniti ka selles sõjas osalema. Ja lahingud toimusid lisaks Euroopale veel Aafrikas, Aasias ja Okeaanias. Ja põhimõtteliselt sõja kestel liitusid sõjaga ka riigid väljaspoolt Euroopat. Jaapan, Hiina, USA, Brasiilia. Ehk siis tõesti praktiliselt kogu maailm oli selle sõjaga seotud, kuigi sõda puhkes mingist mõttetust austerlaste ja serblaste tülist. Ehk siis juba 100 aastat tagasi oli tegelikult kogu maailm niimoodi omavahel seotud, et üks väike sündmus ühes maailma nurgas mõjutas kogu maailma. Ja nii on see kahjuks või õnneks, sõltub millest räägid, ka tänapäeval. Nii, ja statistika mõeldes olgu öeldud, et kokku sõdis selles sõjas üle 60 miljoni inimese. Aga kõige tähtsam osa sõjast toimus Euroopas. Ja laias laastus toimus Euroopas sõda 2 rindel, ehk 2 kokkupõrkejoonel. Läänerindel ja idarindel. Itaalia ja Balkani rinne olid ka, aga need polnud nii olulised. Idarindel võitlesid Saksamaa ja Austria-Ungari Venemaa vastu. Ja läänerindel võitles Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia vastu. Niimoodi lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et idarindel sai Venemaa armetult tappa. Seal toimusid veel 1917. aastal revolutsioonid, mis tegid selle veel keerulisemaks, ja Saksamaa vallutas suured alad Venemaalt ära. Aga samal ajal läänerindel ei suutnud kumbki pool edu saavutada ja algas kaevikusõda. Mis see kaevikusõda tähendab? Ma kohe räägin. Millega need sõja üle rõõmustajad ei olnud arvestanud, oli see, et tööstusrevolutsioon oli sõjapidamist totaalselt muutnud. Enam ei olnud nii, et istud uhkes mundris valge hobuse seljas ja siis kappad läikiva mõõgaga vaenlase poole. Ja siis saad haavata ja langed pehme muru sisse ja sured kangelaslikult. Esimese maailmasõja ajaks olid relvad muutunud üha hävitavamaks. Kõiksugu suurtükid, miinipildujad, kuulipildujad. Sõja ajal hakati kasutama ka keemiarelvi, sõjalennukeid, tanke ja allveelaevu. Aga taktika oli ka muutunud. Kui vastast ei õnnestunud kiirelt lahingus hävitada, siis tekkis olukord, kus mõlemad said raudteede kaudu kõike juurde tuua. Mehi, relvastust, toitu ja nii edasi. Ja siis algas pikk üksteise majanduslik väljakurnamine, mis oli selline eriti laastav, selline lõputu õudus. Ja kuna läänerindel tekkiski täielik patiseis, et kumbki ei saavutanud võitu, siis hakati oma positsioone kindlustama ja kaevama kaevikuid, kuhu sõdurid saaksid varjuda. Ja selle tulemusel kujunes mõlemal poolel välja kaevikute võrgustik, mis ulatus Põhjamerest Šveitsi Alpideni, umbes 700 kilomeetrit. Ja praktiliselt kogu selles 700 kilomeetri ulatuses nägi see välja nii, et ühel poolel olid hullud kaevikute liinid, kus istusid sõdurid, ja teisel pool olid hullud kaevikute liinid, kus istusid sõdurid, ja keskel oli selline tühi ala, mida nimetati ei kellegi maaks. Ja see oli mõlemalt poolt kaetud okastraadiga, ehk siis kui ühe poole sõjavägi tahtis minna pealetungile, siis nad tõusid püsti, mis tähendas, et neid oli kerge maha lasta, eriti kuulipildujaga, lihtsalt. Ja kui nad juhuslikult kohe surma ei saanud, siis nad võisid jääda okastraati kinni ja siis nad lasti lihtsalt hiljem surnuks. Ehk siis sellises kaevikusõjas muutus vaenlase ründamine põhimõtteliselt enesetapuks. Isegi kui mindi mingi meeletu massiga peale, siis lõpptulemus võis olla see, et rinnet suudeti ühes kohas mingid suurepärased 200 meetrit edasi liigutada. Ja see oli kõik, siis jäädi jälle paigale. Jess, millised edusammud, 200 meetrit. Nii, aga see polnud veel kõik. Kuna kaevikutest välja ronida polnud enam mõtet, siis üritati vastase kaevikuid suurtükkidest ja miinipildujatest pommitada nii palju kui suudeti. Lihtsalt pommitati järjest sadade ja tuhandete mürskudega. Ja siis sa lihtsalt istusid kaevikus, kuulsid plahvatusi igal pool ja lootsid, et äkki ma täna jään ellu või et äkki ma täna ei muutugi lihakuubikuteks. No ja siis rünnati veel mürkgaasiga. Ja siis need kaevikud olid niisked ja läksid vett täis ja poriseks. Ja sõduritel läksid jalad mädanema. Ja kodus samal ajal inimesed nälgisid. Ühesõnaga, suht kiirelt said sõdurid aru, et appi, et see on täielik põrgu, kuhu me oleme sattunud. Miks me seda sõda peame?